Tallinn annab kord aastas üle oma teenete märgid, aga vähe sellest, ka kõrgema autasu, milleks on siis Tallinna vapimärk ja ka teenelise kultuuritegelase preemia. Minu kõrval on hetkel naised, kes absoluutselt ei vaja mitte mingit tutvustamist, kui siis võib-olla nii palju, et laulja Anne Veski pälvis Tallinna vapimärgi ja Sirje Helme siis kultuuritegelase preemia. Et räägime siis palju õnne loomulikult teile kõigepealt, aga mis tunne on tegelikult saada siis Tallinna linna kõrgeim autasu, et siin on öeldud, et olete panustanud kõvasti Tallinna linna propageerimisse ja ka välismaal meid tutvustanud, et äkki mõni seik? No seiku ei saa öelda, ma ütleksin, et terve elu olen ma ikkagi ju laulja. Ma olen väga paljudel meie Tallinna üritustel laulnud. Kui ma lähen välismaale, siis ma olen ikkagi Eesti ja Tallinna esindaja ja see, et sa räägid oma kodulinnast, see ongi juba linna esindamine, sest alati on inimesi, kes ei ole käinud ja on neid inimesi, kes on käinud ja siis nad eritavad erinevaid küsimusi ja alati nagu kutsud, aga loomulikult ma olen õnnelik, mida on tähendab, ma juba mitu aastat laulnud. Et nagu öeldakse, olen märgatud ja lava peal torgatud. No aga teie, Sirje Helme, teil ju samamoodi, et see on päris suur tunnustus. Mul on väga hea meel, aitäh linnale. Et, no mis ma oskan öelda, hea meel muidugi, aga selge on see, et on suur osa elust läinud töö peale ja see töö tegemine on möödunud Tallinnas ja loodetavasti linnale ka kasu toonud, nii et mis ma siin veel oskan öelda, mulle on Tallinn ju kodulinn ja mitmenda põlve tallinlane, nii et kõik on väga hästi. No mis oleks Eesti Kunstimuuseum ilma Sirje Helmeta, ma küsiks? No küll ta ikka oleks ja küll ta üks päev ka on. Nii et iga juht on omamoodi, teeb kuidas tal paremini välja kukub. Minul on nii välja kukkunud. No mis teeb võib-olla Tallinna selles suhtes eriliseks, et kui minnagi välismaale, siis mis on meie pealinnast rääkida? Mis see oluline on? Kuidas sa niimoodi üldse küsid? Kõigepealt ikkagi meie vanalinn, kõigepealt meie inimesed, meie laulupeod, kõik Eesti kultuur, see on see, mida me ise kanname ja mida me kutsume ka inimesi vaatama ja inimesed tulevad rõõmuga. No aga mis teile on Tallinn, et kui me võtame nüüd selle lühikese jutu kokku, siis... Nagu ma ütlesin, Tallinn on ju minu kodulinn, et ikka lapsepõlvest peale ma arvasin, et on kõige ilusam linn. Et Tallinn on palju muutunud kahtemata, aga iga kord, kui ma ka ära sõidan Tallinnas, siis on kohutavalt tore lennukiga maanduda jälle siin samas. Et kodu. See ongi, sa ütlesid väga ilusti, et kui sa lennukiga tuled, siis sa näed juba eemalt ja tõesti sa tunned kõik linnas ju leetud ära, siis kui sa viidad oma elamisest nagu mööda, siis kõik vaatavad aknast välja, et see on niivõrd tore tunne tulla koju ja käia ringi ja tulla ikkagi koju ja Tallinnasse ja ma tahaksin veel öelda, et kui ma kunagi, ma ei hakka ütlema, kus ma elan, aga ikkagi, siis ma ehitasin maja metsa, aga nüüd on see niivõrd hästi välja arendatud piirkond, et ma olen lihtsalt õnnelik see koht, kus ma elan. Inimesed arvaku ise. No palju õnne teile veel kord mõlemale ja kaunist pidu õhtut teile. Aitäh. Aitäh.